Tere tulemast vaatama saadet Ela hästi. Mina olen Liisa Andra ja täna ma kutsun teid enda juurde koju kalamajja. Ma tutvustan teile oma toredaid lapsi Joonest ja Ellit ja meie ühise käel valmivad 2 maitsvat hommikusööki. Lisaks räägime täna vegan restoran Vee alustajaga Loore Emiliga vegan toidust. Aga praegu ma kutsun teid tantsima. Me oleme ühes müstilises kesklinna tantsuruumis, kus peatselt hakkab toimuma üks vabastav tants ja minuga koos on siin Eeva Kallis, kes on vabastava ja teadliku tantsu õpetaja. Hei Eeva! Tere! Kas ma siis nagu tavaliselt ei tantsigi vabastavalt? Kui ma mõtlen, et kus iganes ma tantsin, siis ma ju olengi väga vaba oma olemises. Ja kuidas nüüd siis see tants nagu teistmoodi on? Üks asi on vaba tants, siis kui sa lihtsalt tantsid vabalt. Ja sa üldjuhul sellisel juhul tantsid üsna oma mugavustsoonis. Vabastav tants on selline liikumine, kus sa tood oma teadlikkuse selle juurde, mida sa parasjagu tegemas oled. Kuidas see käib? See tähendab seda, et sa oled kohal, et sa oled maandatud. Meie Open Flooris alati seame ankru mingisugusesse keha osasse, kuhu sa saad mingi aja tagant, kui sa tunned, et sa hakkad oma mõtetesse või lugudesse ära vajuma, lähed kehast välja, hakkad oma päevatoimetusi järgi vaatama või nõusid pesema juba ette, siis see üks füüsiline keha osa, kuhu sa tood oma tähelepanu uuesti tagasi. Et põhimõtteliselt ongi vahe vabatantsu ja vabastava tantsu juures see, et sa oled väga tähelepanelikult oma keha juures. Ja sellel põrandal on nagu elamise makett. Siin kõik intensiivselt nagu toimub, kohtun mingisuguse inimesega täpselt samamoodi nagu tänaval. Aga siin ma olen olukorras, kus ma pean selle kohtumisega midagi siis peale hakkama. Ja mul tuleb väga palju mõtteid. Ja ma saan lihtsalt sel ajal teada, mis on need minu mustrid, mis käivitab mingisugune kohtumine ja mingisugused ebamugavad olukorrad. Ja sel hetkel ma saan siis valida, kas ma jään kohale või põgenen selles olukorras. Ja liikumine annab sellele siis nagu selle boosti, et ta võimendub. Nii et ta on nagu omamoodi kohalolu õpetus tegelikult, mis annab sulle siis võimaluse läbi tantsu tuua enda seest nähtavaks mingisuguseid mustreid, kuidas sa ja miks pärast käitud. Üks on nüüd see Open Floor ehk avatud põrand. Neid on vist erinevaid. Jah, teadlikku tantsu on maailmas päris erinevaid, et üks on 5 rütmi, üks on soul motion, movement medicine ja Open Floor on nende kõige noorem vend kooli näol, et muidu ta on olnud varem üks osa 5 rütmist. Kuidas siis sina juhendad seda märkamist ja nägemist? Et kui ma tantsin, siis kindlasti ma võingi minna oma mustrisse, aga et ma siis märkaksin seda mustrit. Siis ma toon lihtsalt tähelepanu pidevalt tagasi selle juurde, et me oleme siin ja praegu, et meil on jalad ja et meil on põlved ja et meil on puusad ja et meie õlad liiguvad kuidagi moodi, et ühesõnaga, et tuua tähelepanu sellele, et mis toimub minuga praegu, mitte see, mis toimus minuga minu lapsepõlves või see, mida ma praegusel hetkel planeerin. Sest mõte viib meid väga lihtsalt endaga kaasa ja eriti siis, kui natukene ebamugavaks läheb, natukene kitsaks läheb keha sees, siis me hingame rohkem, siis me liigutame rohkem tantsupõrandal siis. Ja siis läbi selle sa saad aru, et on mingisugused teatud viisid, mismoodi sa reageerid mingisugustes ebamugavates olukordades. Selle, mis sa oled avastanud tantsupõrandal, selle siis sa viid oma igapäevasesse ellu kaasa. Et nii palju on võimalik oma meelt lahutada kehast erinevate viisidega. Ja. Sellel põrandal kindlasti me saame natukenegi aimu sellest, mis on meie põhiolemuse osa ja kes või mis me võiksime olla, kui me kasutaks oma väge
iseenda teenimiseks, iseenda eest hoolitsemiseks. Vot see ongi minu jaoks kõige huvitavam, et kui ma lugesin sinu tekste ka Open Floori kohta, siis sa ütlesid hästi ilusti, et hing väljendab ennast kehas ja meil on ju nii palju erinevaid drooge tänapäeval, mis siis viivad sind enda sisse ja siis oled seal sees. Pluss meil on väga palju tegevusi, mis siis toovad sind väga olevikku, aga mulle tundub, et tantsu kaudu justkui võiks siis nagu minna sinna enda sisse tänu sellele, mis sa nüüd mainisid just ankrute kohta, et ma siis nagu tulen kogu aeg välja ka, et see on nagu kahe maailma integreerimine, mis minu jaoks on kõige põnevam aspekt, et kas see võiks midagi niisugust olla? Kui me kasutame mingisuguseid drooge, siis see lihtsalt aitab meil hästi palju lihtsamini kohale tulla. Aga see, mida meie õpime seal avatud põrandal, on see, kuidas iseennast kogu aeg tagasi kutsuda. Et see on selline meditatsioonipraktika, et kui ma olen ära läinud oma lugudesse, oma mõtetesse, siis ma kutsun ennast lihtsalt tagasi. Ja mina juhendajana siis aitan seda nagu meeles pidada. Ja ma võin ka öelda, et väga paljudele see ei meeldi, et ma seda aitan teha, sest et tihtipeale inimesed tahaksid selle vooluga lihtsalt kaasa minna. Et olla siis silmad kinni kogu aeg enda sees. Ja, just. Aga kas sul on siis see, et silmad lahti ja vaatad sõrmi vahepeal või midagi või mis? Et silmad kinni on väga hea liikuda ja tantsida selleks, et saada kätte tunnetus praegusel hetkel minu kehas, kus ma tunnen rohkem pinget, kus ma tunnen vähem, kus mul voolab paremini. Aga selleks, et suhestuda maailmaga, suhestuda teiste inimestega, me ei saa ju silma kinni pigistada. Ja see ongi see koht, kus me võtame nõuks väljuda oma mugavustsoonist, avada ennast maailmale ja julgeda proovida mingisuguseid teistsuguseid asju, sest et kui sa tahad midagi endas muuta, siis sa pead ilmtingimata tegema midagi teistmoodi. Teadliku tantsu puhul on oluline jääda kõigega, mida me oma kehas kohtame kohale ja see vastu võtta. Et selles mõttes siis saab muutus toimuda, kui ma näen iseendas mingisuguse mustri ära ja ma tegelikult ei taha seda mustrit enam korrata. Eestis higiselt, vabalt, silmad kinni, silmad lahti tantsida, on see populaarne? Jaa, mulle tundub, et on populaarne. Ja neid kohti, kus tantsitakse täna on väga-väga palju. Mis siis üks inimene võib kogeda selle tantsurännaku käigus? Kindlasti saab ta rohkem teada oma kehast, kuidas ta ennast oma kehas just nimelt tunneb ja kuidas ta mõtleb iseendast. Sest et kui me liigutame oma kehasid, siis meie meel hakkab ka teistmoodi tööle. Ja meil tekib mingisuguseid mõtteid ja arvamusi enda kohta, mida me suheldes teiste inimestega või igapäevaseid toimetusi tehes ei saa kogeda. Ja kui meil tekib mingisuguseid mõtteid iseenda kohta, siis me hakkame endasse teistmoodi suhtuma. Ja ma loodan, et paremini. Et see on minu kogemus, et ma ikkagi olen endale palju-palju lähemale tulnud. Kõik mu maskid on maha rebitud. Ma tunnen ennast peaaegu kogu aeg alasti. See igatsus iseendale lähemale saada saab kindlasti täidetud. Aitäh sulle, Eeva. Lähme tantsime. Jah, aitäh sulle. On minu suur au tutvustada ühte revolutsionääri Eesti toiduäärist. Tema nimi on Loore Emily Raav ja ta on üks vegan restoran Vee asutajatest. Hei, Loore! Tervist! Ma mäletan, et TripAdvisoris vist te olite ju märgitud kui kas kõige esimene või üks kõige lemmikumaid ja kõige paremaid restorane Eestis? Hetkel me asume 3. kohal ja me oleme pikka aega olnud 2. kohal ja me oleme korraks olnud ka 1. kohal. Vau, väga äge nukid, kule! Et selles mõttes, et kui me ütleme see circa 3,5 aastat tagasi selle koha avasime või et enne seda, kui me üldse julgesime selle peale mõelda, me ei oleks elu sees osanud arvata, et üks taimetoidurestoran võiks olla Eestis kohas, kus loomne toit on kultuuriliselt nagu väga oluline, vähemalt praegu.
et me ei oleks eales osanud arvata, et me võiksime olla nagu niivõrd võrreldavad teiste niisuguste nii-öelda tippkohtadega. Üks toit on siin seitan vist, seitani kotlett. Seitan on siis nisu gluteenist vist kuidagi nisuvalgust jah, ehk gluteenist tehtud niisugune kunstlihalaadne toode. Ja tõesti, see oli minu jaoks kui taimetoitlase jaoks ääretult hirmuäratav süüa, sest et esiteks ta maitses nagu tailiha ja ma tõesti järasin seda terve igaviku, täpselt nagu liha ja ma ei suutnud seda süüa, sest et see oli liiga liha moodi. Et taimetoit võib tõepoolest olla isegi liiga liha moodi. Meil on praegu näiteks menüüs niisugune asi nagu kalaburger jutumärkides. See on hirmuäratavalt kalakotleti maitseline. Ja mis see saladus on siis, et kuidas see kala maitse on sinna saadud? Vetikad. Et tegelikult kala ei maitse nagu kala, vaid kala maitseb nagu meri ja vetikad maitsevad nagu meri. Et meil on nagu niisugune nii-öelda oma loominguline järeldus tulnud, et lihtsalt see merekeskkond on see, mis annab nii vetikatele kui kaladele niisuguse spetsiifilise nii-öelda maitse. Aga kuidas seda tekstuuri saab teha järgi või mis need komponendid seal sees võiks olla? Tekstuur võib täiesti sõltuda. See konkreetne kalaburgeri kotlett on tofust ja vetikast tehtud, ehk niisugune nii-öelda purustatud kalaliha ja ma arvan tofu, et võib täiesti võib-olla tekitada mingeid analooge. Kuigi ma võib-olla ei ole pädev ütlema, sest et ma ei ole juba väga ammu ise söönud ei kala ega liha ega paljusid teisi loomseid tooteid, nii et mu maitsemeeled võivad olla ka veidikene tuhmunud. Loomse toidu osas? Jah. See ei ole üldse midagi halba. Ma arvan ka, et ei ole lihtsalt, ma pean seda nagu tunnistama, et aeg-ajalt mu ema on selline, kes ütleb, et see asi ikka päris nii või naa ei maitse, et ma ei tea, minu arust maitseb, sest mina mäletan nii, aga minu mäletus on umbes 10 aasta tagune. Laura, sa oled seotud ka Eesti Veganseltsiga. Kui oluliseks sa pead seda Veganseltsi toetamist, loomuses, loomade eest seismist, restorani tööga, siis, mida sa siin teed, et serveerid vegan toite, et kuidas see sinu jaoks nagu kokku läheb? Kui sa tutvustad seda olukorda ja näitad, et võib-olla ei ole nagu kõige eetilisem või kõige mõnusam tarbida kogu aeg nii palju loomset, siis sa pead pakkuma inimesele ka seda alternatiivi. Et mis siis on see, mida saab süüa, et milline on see hea taimetoit ja see on minu jaoks olnudki niisugune kõige põhilisem trigger, et me tahame pakkuda head lahedat taimetoitu, et inimesi üllatada, et taimetoit võib päriselt olla hea ja maitsev. Ükskord me istusime sinuga siinsamas kõrval ühes restoranis ja ma olin just endale sellise muffini võtnud ja küsisin su käest, et kuule, Laura, et mismoodi see kreem siin nagu püsib ja siis sa ütlesid mulle, et see on agar-agariga. Osaliselt. On ju, agar-agar, et vetikaid siis kasutada selleks, et see kreem püsiks niimoodi kaunis? Mitte ainult, selles mõttes, et see kreem ise on ka ikkagi tahke. Agar on lihtsalt taimetoidu maailmas üks asjadest, mida saab kasutada selleks, et asju stabiliseerida. Ka vetikas? Vetikas, agar-agar on vetikas ja agar-agarist, et inimesed ära ei ehmataks, tegelikult agar-agarist tehakse marmelaadi, et marmelaad on vetikas. Et see on siis ka agariga? Just, see on tehtud agariga ja põhimõtteliselt võib öelda, et see on niisugune kerge marmelaadikiht. Klassikaliselt kondiitris kasutatakse selleks želatiin ehk loomakontidest tehtud jahu, millega stabiliseeritakse asju, lihtsalt agar on üks alternatiiv, ta käitub veidi teisiti, kes on harjunud želatiiniga, ei saa minna automaatselt kohe üle agarile, aga et see on üks asi, mida avastada kindlasti. Aga mis siin sees on see kreem näiteks? Paistab välja siuke juustukoogine. See on silken tofust ehk siis siidisest tofust tehtud nii-öelda. Siidisest tofust. Aga nüüd ma mõtlen, et kreem on hästi erinevad, eks meil on kaera ja kookose ja soja ja riisikoored, et milline sinu hinnang on nendele koortele, milline kõige parem võiks olla? Neid peab katsetama, sellepärast, et tegelikult iga tootja koor võib olla väga erinev. On müügil kooresid, mis absoluutselt ei püsi. Et vahukoore alla nad nagu selles mõttes ei sobitu, et nad on ikkagi sellised, et kui nad vähegi sooja saavad, nad nagu sulavad ja vajuvad ära. Et see on üsna tavaline taimsete asjade puhul, selleks ongi hea kasutada seal mingisuguseid stabiilsust andvaid asju juurde. Nagu agar? Nagu agar näiteks. Väga hea on kasutada nendes kreemides šokolaadi. Šokolaad ise jahedaga, eks see taheneb. Et need on niisugused asjad, mis on stabiilsemad ja üks konkreetne kaeravahukoor on see, mida meie oleme nagu kasutama jäänud, sest et see tundub kõige nagu asjalikum, stabiilsem ja parem. Mis sinu jaoks kui kirgliku kokkaja jaoks, vegan restorani ühe asutaja jaoks võiks olla nagu need nipid, mida peaks alati arvestama taimetoidu tegemisel? Ma arvan, et põhiline, mida on lihtsalt hea meeles pidada, on see, et taimetoit saab oma maitse ikkagi maitsestamisest, nagu iga teine toit.
et ka samamoodi igasugused grilllihad on ju tohututes marinaadides maitsestatud 100 erinevat moodi, iga kord tullakse turule uute nippide, trikkide ja mustikate, pohlade ja millega kõigega, et tegelikult on see maitsestamine, ma arvan, mis on nagu põhiline. Et ei tasu lihtsalt arvata, et taimetoit on keedukartul salatiga või lihtsalt, eks ju, see salatileht ja toores porgand, et absoluutselt kõik, mis jääb väljapoole seda, on tegelikult nagu kõik see lahedam taimetoit. Et ma arvan, et taimetoidu juures tulebki meeles pidada, et lihtsalt nagu ägedalt asju maitsestada, miksida, katsetada, pluss tutvuda erinevate köökidega. Et maailmas on ju kööke, mis on tegelikult väga suuresti siuksed nii-öelda taimse toidu põhised, olgu selleks Aasia või ka Lõuna-Euroopa. Et seal on tegelikult väga palju taimetoitu, mida saab nagu kohandada ja mida saab katsetada ja mis ongi algupäraselt mõeldud taimetoiduks, ehk siis ta ongi nagu maitsev toit. Loora, aitäh sulle selle jutu eest ja need maitsvad koogid tunduvad väga põnevad, et proovime ära. Palun. Aitäh sulle. Nüüd juhtus niimoodi, et me oleme meie juures kodus. Tere tulemast minu juurde Kalamajja. Siin on mul 2 last, Elli ja Joonas, ja me hakkame valmistama meie pere ühte lemmikhommikusööki chia pudru. Kuidas seda chia pudru teha, nemad ka täpselt ei tea, sest et seda olen alati mina teinud, nii et ma õpetan neile seda. Küll aga on nemad välja mõelnud ühe banaanikommi retsepti, mida siis Elli hakkab presenteerima. Elli, sina võtad siis banaanid, eks ju, hakkad tegema banaanikommi või? Ja. Mis selleks vaja teha on? Lõigata banaani tükkiks. Väga hea. Banaanikommi jaoks nad mõtlesid välja sellise variandi, et banaan tuleb siis lõigata tükkideks ja siis käib see banaan igasuguste maitsvate asjade sees ja põhimõtteliselt siis ongi valmis. Nii, Joonas, meie siis teeme mida? Chia pudru, eks ju? Ja. Siin on meil chia. Võta see ja paneme igasse kaussi 2 suurt lusikatäit paneme. Põhimõtteliselt chia pudru on hästi maitsev ja lihtne söök, mida teha. Ja siia pane. Sa tead, mis chiaga juhtub, kui me seda teeme? Ta läheb hästi vaata suureks. Chia on selline hästi peened seemned, mis siis vedelikuga kokku puutudes paisuvad umbes 3-kordseks vähemalt. Nad on väga rikkad asendamatute rasvhapete poolest. Nüüd me võtame siia seda Toro suhkrut. Nii, ja võtta seda väikese lusikaga. Nii, Elli, super. Teeme nüüd niimoodi, et lõika veel neid väikseid tükke. Kui ma teen chia pudru, siis mingisugune happeline osa jääb sealt puudu. Ma mõtlesin välja, et sinna sobib laim super hästi. Laimi puhul on üks siuke nipp, et ta on nii kõva ja siis seda peab ennem natuke pehmemaks tegema. Sa võta 2 asja vahele ja siis hakka niimoodi tegema. Siis surud nagu täiega. Elli, mis me siia peale veel paneme? Teeme siukse segu. Paneme siia kaerahelbeid. Need kaerahelbeid me paneme alati suvaliselt. Lihtsalt mingi hunnik kaerahelbed. Nii, ja siis me paneme kaneeli. Võta niimoodi näpuga, paneme, arvan. Ja siis ma annan sulle suhkrut. Palju seda paneme? Võtad äkki lusikaga? Natuke. Kuule, aga mis sa sellega tahaksid teha? Mis sa arvad, kas see võiks sobida siia sisse äkki natukene pigistada? Sa oled väga tubli, kalla natukene siia selle segu peale, mis me tegime. Sellisel juhul ta kleepub paremini banaanide külge. Pane natukene on ju. Aitab vist igaks juhuks. Nüüd sega vahepeal. Kuule Joonas, aga räägi mulle, et vaata, sa oled nüüd 2. aastast juba olnud taimetoitlane. Miks sa loomi ei söö? No nad on meie sõbrad ja mõned loomad on nunnud, aga kõik on põhimõtteliselt nunnud. Toredad. Aga vaata lasteaias mäletad, kui sa käisid, siis me panime sulle toitu kaasa ja teised kõik ju sõid teistsugust toitu. Kas sa mõnikord mõtlesid ka, et tahaksid proovida näiteks teist toitu? Koolis need põhimõtteliselt, kes ei taha rohkem süüa, siis nad viskavad selle ülejäänud toidu prügikasti. Mis sa sellest siis arvad? Sul on selle kohta arvamus? Ma ei tea, siis läheb lihtsalt toit raisku, nad peaksid ise teadma, kui palju nad tahavad süüa. Mõistlik. Meil vist ikka on vaja võtta seda, mida Elli just kasutas, on ju? Aga sul on sõpru ka taimetoitlasi või? Oled sa rääkinud mõne inimesega? Mul tuleb näiteks... Ma tean taimetoitlast looma, Jänku. Jaa, on küll.
aga Elli, kuidas sinul on? Vaata, sina veel käid lasteaias, et kas sul on olnud sellist hetke, kui sa tahaksid teist toitu ka proovida? Ma söön ainult brookolit. Brookolit? Seal on. Lasteaias? Ja sulle ka vaata ju toit tuleb kaasa kodust. Mõnikord oled istunud oma sõbranna või sõbra kõrval ja mõelnud, et huvitav, mis see toit on, et tahaks süüa. On sul olnud mõnikord keeruline? No mõnikord ma tahaksin, nagu neile olid seal pannkoogid, kus kirsi mingi moosiga. Mäletad, me tegime ükskord ka pannkooke. Kas sulle need pannkoogid, mis me kodus tegime, ka maitsesid või? Mäletad, Tahkurannas tegime? Mul on kaks sõpra, aga need ei ole päris taimetoitlased. Et natuke lihaga vist söövad. Tõesti, sa said nagu kausi endale, on ju? Jaa, paneme sinna sisse asju. Siia sisse teeme? Okei, no me võime siia panna küll, teeme mõned kommid valmis ja paneme siia sisse. Ei, siia. Chia pudru siia sisse, seda ma ei ole varem teinud, see on ka muidugi hea mõte. Ja nüüd sa valad niimoodi natukene igale poole, ma siia juba tsipa panin, et sa võid natuke juurde panna. Kuule, aga maitseme korraks, mis asi see on? See on magus. Kõik selle kaara. No, ma võin näiteks teha ühe sellise, ma teen talle nagu mütsi, vaata. Ja siis ma panen ta juba valmis siia. Valmis. Super. Kuule, aga siis teeme niimoodi, et sega need läbi. Me kasutame mandlipiima. Sega see läbi ja siis kalla siia piima peale. Retsepti poolest on niimoodi, et kui tahta teha suuremat kausitäit, siis 250 grammi chia putru võrdub 1 liiter piima, sest et ta paisub lihtsalt meeletult palju. Aga kalla siia peale. Palun. Ja siis apelsini jälle teen. Jah, tee. Ole sellega ettevaatlik. Nii. Ja lihtsalt hästi oluline on see chia putru läbi segada ja siis ta hakkab siin piima sees paisuma. Joonas on olnud taimetoitlane sellest ajast, kui ta oli 2-aastane ja Elli sündis siinsamas kodus ja ma olen olnud sünnist saati. Kuule, aga kes need on, Elli? Kiisu ja Roosi ja Jänku. Mis sul muidu lemmik puuviljad on või marjad, mis sa sööd? Marjadest on põldmarjad ja siis kultuurmustikad ja siis köögiviljadest on kurk. Kurk? Jah, sa sööd tõesti pigem kurki. Siis mulle meeldivad habutõunad. Kuule, aga proovi sina vahepeal seda kommi, mis Elli siin meisteldas. Ütle, mis sa sellest arvad? Võib-olla siia võiks veel, mis maitseid sa üldse tunned? Ma ei tea, natuke liiga kaneelina on. On jah? Ei ole. Ma kohe proovin. Kaneelina on küll. Ja Elli paneb meile siis natuke šokolaadi ka kommide peale. Kommid on sellised kaarahelbe, kaneeli, kerge apelsini mekiga. Valmis! Mida me teed? Valmis! Kellele sa neid siis serveeriksid? Issi. Siin on meil chia pudru. Maitsed kommi ka. Ja Elli tegi maitsvaid komme ka. Mis see siis esines? See on kaerahelbed. Kaerahelbed ja suhkur ja... mis see siis oli? See on kookosega. Kookose. Tegin hapud ka. Rapu on. Ja apelsini. Apelsini. Nii ja Joonas, mis sinul siin valmis? Chia pudru. Mis me panime sinna sisse? Chia helbed, sohkur, kookos, need tükid ja siis praegu nüüd šokolaadi panen. Natuke magusamalt juurde mulle, minu jaoks. On Taavi muidugi väga suur magusarmustaja. Seda küll. Okei. Ei ära süüa, võtnud viis. Ja võid küll ära süüa. Vot, see juba läheb siukseks paksuks, siukseks pudrutaoliseks. Lõpuks ta lähebki hästi pudruks ja kui sa veel paned ta külma, siis läheb veel lõpuks nagu võid tükke võtta siit. Ahah, sina tahad siia. Selline hommikuseks siis meie poolt tänaseks pakutud. Chia putru soovitan kodus kindlasti järgi katsetada. Aitäh, Joonas! Aitäh, Elli! Te tulite mulle appi kööki. Aitäh, Kiisu ja Jänku ja Roosi ka.
ma tänan teid vaatamast tänast saadet. Järgmine saade on 2 nädala pärast ja siis valime koos Metsatölliga välja Eesti parima vegan toote. Seniks ela hästi!